donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Järgnevalt hoia vasakule. Saab katsetada pimedas filmimist. Et me lõpuks siis oleme kohale jõudnud. Koha nimi oli Gasthaus Buschenhof. Ja selgus siis selline asi, et nendel on check-in ainult õhtul kella 6-ni. Aga tuleb välja nii, et meie peale on ikkagi mõeldud, et nad ei ole meid unustanud ja avastasime, et ukse peal on kiri, selline kiri, et kallis Mr. Uutma, et jäetud on meile siis PIN-kood, millega ukse lahti saab ja et meie toa number on number 5 ja mingume siis ise tuppa ja tehku ise check-in ära. Väga armas nendest iseenesest. Nii et pabistasime, et jäime hiljaks, et kas me üldse sisse saame, aga õnneks siis läks niimoodi. Hakkame siis check-in'i tegema. Uks igal juhul täitsa kenasti avanes koodi peale. Ja nüüd on siis meil vaja üles otsida tuba number 5. Leidsime oma toa siis üles. Me ei ole 100% kindlad, et see meie tuba on, kuna öeldud oli esimesel korrusel, meie tulime nagu teisel oli see tuba number 5. Aga kirjelduse järgi see meie tuba on, nii et see siis peaks olema elutuba, selline. Ja siin on siis suur 2 inimese voodi võimalik lahti teha, telekas. Nii siis läheb siit läheb niimoodi nurga taha, läheb siis magamistuba. Siin on siis 2 eraldi voodit ja selline voodi veel. Kusjuures niisugune karvane lamp. Ja need kommid on meile pandud siia, Tobreloorand. Riidekapid. Vaatame kööki. Köök on siis selline, kohvimasin, kõik on olemas, pliidid. Siin on mingid kardinad, mingid uksed. Ja vannituba siis. Oih, mis siin ukse taga on? Midagi ei ole. No. Et tere hommikust. Hommik. Meil on siis esimene päev siin Baierimaal. Õhtul oli nii pime, ega me ei näinud, kuhu me tulime, me lihtsalt tulime. Ja täna siis on näha ka, et siin on mingid mäed on. Puud võiks hoidi madalamad olla, siis paistaks mäed ka paremini välja. Aga selline igavene uhke suur rõdu on meil siin. See on meie köögi uksel. Päike juba paistab, kell on, ma ei tea, palju kell ongi praegu. Kell on kohalik aeg ja selle kohe. See kohalik aeg on 9:05 minutit. No vot, see nüüd hakkab siin siis sõitma või? Ma räägin sulle, ei hakka hommikust sööma, see traktor töötab meil. Ja tahtsin jah hommikust hakata siin sööma, meil on siin siuke laud ja mõnus olemine ja ainult, et nüüd hakkas siin mingi traktor tööle. Tahtsin näidata ikka üks lumine mäed, paistab ka siit vahelt, seda peab ainult siit poolt natuke vaatama. Linde siis ka Päris äge iseenesest. Nüüd me hakkame siis sööma, et eile bensukas käisime, ostsime saia ja sinki ja mingeid asju ja nii et jäädisu. Meie hotell siis päevavalges ka siit väljapoolt, et siin vist on selle omaniku auto, ma olen aru saanud. Karsten, sakslane. Täitsa tore mees paistab. Ütles have a nice day meile
ja meil on plaan siis minna vaatama, kas me saame minna Sukspitsale, kas me leiame õige koha ülesse. Kusagilt me peaksime saama rongi peale, et Sukspitsale minna. Jõudsime siia Sukspitsa juurde, vihma sajab muidugi. Võtame siis parkimispileti. Nii, ja siit siis üritame minna Sukspitsale rongi peale. Rong peaks minema meil umbes 15 minuti pärast. Nii, sellise rongi peale siis lähme. Ja pilet oli siis 51 eurot ühele inimesele, nii et 102 eurot kokku. Alustasime siis sõitu Sukspitsale. Next station, Carlsberg. To leave here, please press the stop button. Nagu see tegi praegu. Ja. Wir sind nicht hier. Aber wir sind hier auch zu steig. Dann haben wir doch sehr Lõime siis vahepeal nüüd rongi pealt maha ja tahame siit edasi minna. Ma ei teagi, kuidas see on, cable car, mis ta on eesti keeles, mingi köisraudtee nagu. Et sellega edasi siis minna. Siis sõidame köisraudteega üles Mäkke. Igal ühel fotokas piiksub ise moodi, kaamerad ja fotokad. Täitsa püstloodis lähme siit kaljust üles niimoodi lumised viljad. Kõrgust ta meil ei näita, jah? Ei paista midagi enam, on täitsa pilve sees. Hier auf der Ebene, wo wir ankommen, gegenüber fährt die Gletscherbahn runter zum Zug. Die können das rauf und runter verwenden. Oleme see üles jõudnud siis. See oli siis 3000 meetrit. Peaaegu 3000. Võib öelda, et praktiliselt mõnikümmend meetrit. Kõik on nii lumine ja pilve sees, et ega siin midagi ei paista. -3 kraadi pidi olema, aga tegelikult aru küll ei saa. Kahju, et nii pilve sees on. Näed? See rist. Rist, jah. Kõik on nii lumine. Nii kõrgel olema. Täitsa peal pool pilvi. Alla ei mõista midagi. Otsustasime siis hakata alla tagasi minema. Me seal üleval käisime ära ja nüüd lähme sinna alla järve äärde. Eks näis, kas meil õnnestub järve näha ka nüüd või ei. Alustasime siis sõitu alla tagasi. Ei ole vaja. See on siis nüüd Eipsee järved. Mis siis näha on.
Now it's raining probably. Sinne, kus me ennem ei näinud. Now it's sticking to the window. 5 centimeters of the distance from Munich to Verona is about 300 kilometers, and every year 5 centimeters. Klaas on vihmane. You're not getting it back if you do that. Yeah, yours you have to count as a loss there. Väga hea, siis sa saad korralikult pilti. Kohe tuleb see üks koht. Nii, kohe tuleb. Oleme siis jõudnud siia alla tagasi ja käisime siis seal üleval ja see kondrid sõitsidki siis mööda neid siit postide vahelt mööda neid siit otse ülesse sinna teisele poole pilvi täitsa siit tippi ei paistagi. Aga kihvt oli ikkagi. Väga kihvt oli. Nüüd siis lähme jälle rongi peale ja sõidame tagasi Lõvi juurde. Ega me siis läksime. Nüüd hakkab minema siit ja läheb ja meie läksime samamoodi sinna üles mäkke siis. Väga kihvt ja kaob. Nüüd lähme rongi peale siis. Nüüd on süda rahul. Rong siis tuleb juba, millega me tahme nüüd Garmisch-Partenkirchenisse tagasi sõita. Eemalt ka siis seda Sukspitse mäge veel, et siin tipus me siis käisime. Aga praegu me oleme iseenesest parklas, et käisime poes. Me oleme siin Garmisch-Partenkirchenis, see ongi nagu linn, mis on oru sees siin mägede vahel. Käisime siin Lidlis, et linn ise ongi tekkinud kahest linnast, Garmischist ja Partenkirchenist, mis on siis liidetud. Ja siin on päris palju elanikke iseenesest, kuigi ta pidi elatuma rohkem turistidest ja rohkem siis talveperioodil. Niisugused toredad majakesed on siin kõik. Aga nüüd me käisime poes ära ja lähme siis koju, sööme midagi ja siis vaatame, mis siis täna veel edasi saab. Tulime siis oma hotellist välja ja liigume nüüd vaikselt Untergreinau poole, siis Greinau kesklinna, et seal on mingi väga ilus kirik, mida me tahaksime vaatama minna, et selline väike jalgsimatk. Vaatasime, vesi on nii selge, põhi paistab täitsa. Aga lähme jalutame natukene siis. Need hotellid on siin kihvtid. Uhked. Maalitud käsitsi. Meil oli vist mingi jooksaja peale. Ma ei tea. Ja see lõike siis vahet võttis võidab. Jah. Teeb sõpra. Siin vist inimesed elavad juba, mulle tundub, nendes majades. Need ei ole enam hotellid. Siin on mul tundub ka, et see ei ole enam hotellid. Siin on väga kaugel. Nad elavad siis sellised uhked majad ja
ja siin on siis Krainau kirik. Väga ilus. Siit me sõitsime rongiga mööda siis päeval. Sest rongi aknast me ju nägime seda kirikut. Aga siin ees on siis nagu surnuaed või? Jaa. Need on ju ristid, need on ikka nagu... Mäe taustal on see kirik nagu eriti ilus. Nii tahab muru kusagil. No, et tulime siia kohvi jooma ja toodi kohe 2 tassi ja 2 väikest kannukest. Aga seal kannus on rohkem kui tasside siis ka. Sinule ma vaatasin, et jäi nagu veel sinna. See muidugi kallis ei oleks. 7,20, aga päris kihvt. Ja sellises ilusas kohas istume siis, et koleda nimega ilusas kohas. Nuss on ju pähkel saksa keeles. No eesti keeles ei kõla eriti ilusti. No. Kahvenuss. Sa mõtle pähkli peale. Okei. Kohvik pähkel.